Kerge on meditatsioonis töötada, kui inimesel on arenenud visualiseerimine. Ja kuna visualiseerimine on meditatiivse töö lahutamatu osa. Paljud inimesed räägivad, et vabandage palun mind, aga meil pole arenenud visualiseerimisvõime ja seetõttu on meil raske ette kujutada valget valgust. Meil on raske ette kujutada oma peent keha, kuid meil on palju lihtsam ette kujutada oma töös, kui me vaatleme ennast kõrvalt. Ehk siis teeme meditatiivset tööd justkui väljaspoolt vaadates oma keha, see on ka võimalik ja õige ja nii on lubatud. Mis tähendab visualiseerimine? See on mõttega kujutlusvõime loomine ja kui teil on halvasti arenenud visualiseerimise võime, siis selleks on vaja lihtsalt teada, et see nii ongi, ehk siis omada seda veendumust. Lihtsalt olla veendunud. Veendumus ise loobki teie sisemise seisundi protsessi. Kui te töötate meditatsioonis, siis te ei tööta füüsilise kehaga ehk füüsilise organismiga. See, mis toimub teie emotsionaalsel tasandil, see tähendab, et teie mõtetes, emotsioonides automaatselt peegeldub teie organismis. Kas te mõistate seda? Seega meditatsiooni ajal mõtlemine on füüsilise keha füsioloogiale lihtsalt oma jõu ja energia raiskamine. Te muutki iseend enda sees ja muutumisprotsess teie füsioloogias toimub iseenesest. Kõigi teadlike inimeste ülesanne on oma emotsioonide juhtimine. Ei tohiks olla selliseid üliemotsionaalseid rõõmuväljendusi, et tahaks kas või lakke hüpata. No ja vastupidi olla sügavas masenduses ja meeleheites, et tahaks kas või maa alla pugeda. Ärge tehke nii. Alati peab olema tasakaalus ning mõistma, et kõike on millekski vaja, nii hävimise kui ka loomise protsesse. Kui te töötate meditatsioonis, siis on vajalikud veel mõned seisundid. No näiteks esiteks on vaja täielikult lõdvestuda. Selleks, et meditatsioon teiega õigesti toimiks ja teie sees hea tulemuse annaks, peate oma füüsilise keha kõiki lihaseid võimalikult maksimaalselt lõdvestama. Teiseks, te peate kõikidest mõtetest vabanema. Mis tähendab vabanema? See tähendab, et te lasete lahti kõikidest probleemidest, raskustest, mis teil sel hetkel võivad olla. Ja seda on tahtejõu abil võimalik, vähemalt seetõttu, et see on vajalik. Kolmandaks on teil vaja määratleda meditatsiooni eesmärk. Mida te meditatsiooni tehes soovite? Räägime nüüd sellest, milliseid eesmärki te saate seada. Meditatsioonis te saate seada oma tervise haldamise ja on olemas väga tugevaid praktikaid, geneetikapraktikaid DNA ja RNA-ga töötamiseks. On olemas praktikaid, mis aktiveerivad ajukeskusi, arendavad ajukeskusi, avavad ülivõimeid, selgelt nägemise, selgelt teadmise, intuitsiooni ja kõike seda on võimalik saavutada tänu jällegi meditatiivsele tööle ja praktiseerimisega ühiskonnas, kuna me elame ju selles. Samuti on võimalik olles meditatsioonis kujundada ka tuleviku reaalsust. On väga oluline alati teada, mida te tahate. Oluline on alati olla tasakaalus. Väga oluline on alati ennast teadvustada selles maailmas ja teadvustada ümbritsevat maailma enda ümber. Samuti on väga oluline õigesti suhtuda sellesse maailma. Ja veel on oluline õppida nägema inimestes ainult headust.